Head televaatajad, ilusat Euroopa päeva. 9. mail on suurema osa maailma pilgud suunatud Moskvasse, Punasele väljakule, kus peetakse Putini orkestreeritud suurt võiduparaadi. Siin Tallinnas 9. maid aga tähistatakse viisakalt. Tallinna kaitseväe kalmistule kurikuulsa pronkssõduri Alamile on toodud tuhandeid ja seda sõna otseses mõttes punaseid nelke, et mälestada neid, kes võitlesid 80 aastat tagasi teise maailmasõja võidu nimel. Kui kirjeldada pisut seda meeleolu, mis siin on, siis nagu ma juba ennist mainisin, siis pigem viisakas. Tulevad kohale perekonnad, üksikud inimesed, teevad monumendi ees pilti teineteisest, langetavad vaikides pea ja siis lähevad oma eluga edasi. Silma järgi võiks öelda, et seda rahvast edasi-tagasi voorib ikkagi sadades ja kui me politseiga rääkisime, siis ega siiamaani suuremaid eksesse veel aset ei ole leidnud, aga soovitati tulla õhtul hiljem siis, kui tööpäevad lõppevad, et siis võib olla miskit juhtum, mis pakub ajakirjandusele kindlasti huvi. Aga siiamaani tõesti ainsad pikantsemad näited on näiteks see, kui Vene saatkond tõi oma pärja, mille küljes on Vene Föderatsiooni lipp ja see süttis põlema küünla tõttu, mis küll turvameeste poolt kustutati Coca-Cola ja veega. Ja teine näide pärineb ühelt mehelt, kes oli rinda pistnud Georgi lindi, mis teadupoolest Eestis on keelatud demonstreerida. Kui rääkida pisut natukene jõududest, mis on korra tagamiseks siia toodud, siis siin on ka politseinikke ikka väga-väga palju.